raske öelda, kuidas meil see dokumentaalsarja perekond sai, aga nii meid üles leiti sealt, et eks nagu ka sarjas on näha, kogu see meie elu keerleb koerte ümber ja kui me siit seda vajalikku lund ja külmakraad Eestisse leidnud, siis sealt meie seiklus vist pihta hakkas ja jäime silma ja nii me siia teleeetrisse saimegi vist. Jäite silma sellega, et hülgasite Eesti ja läksite 1000 kilomeetri kaugusele viimasele Tühermaale, siis Lapimaale elama. Kui keeruline see otsus oli teie jaoks? No tegelikult otsus oli väga lihtne. See võib-olla tundub väga kummaline, aga kuna me saime aru, et Eestis on liiga vähe lund, siin pole radu, siis me mõtlesime, et kas me tahame kelgukoerte elu elada edasi või mitte. Kuna otsus oli, et tahame elada, siis see oli väga-väga lihtne otsus teha. Et minna kohta, kus on talv, kus on lõputult lund, metsasid ja radu, et tegelikult see oli väga lihtne. Alguses oli meil plaanis hoopis Soome kolida ja pärast siis tuli see mõte, et hoopis Rootsi kolida. No mismoodi teil see üle aasta pikkune periood möödus, kui kaamerad pidevalt teid jälgisid ja teie kodus olid, et oli see natukene selline ehmatav ka? Alguses oli tipa närviline, et meist tehtakse film, aga pärast kui harjusime, siis läks kõik hästi. No Kristjan, kuidas sulle tundus? Kah tipa närviline, aga minu meelest oli see natuke ka huvitav ja tore. Alguses, kui me läksime, siis me mõtlesime ka, et millised on need väljakutsed meile, et üks oli seal keel, teine kindlasti on see, et suur küsimus oli, kuidas poisid uues koolis hakkama saavad, täiesti umbkeelsetena nad sinna läksid, mis nad olid siis 3 aastat nooremad kui täna, et ei inglise keelt, ei rootsi keelt, et esimesed Q2 oli selline Google Maps neil, või see tähendab Google Translate neil seal, aga jällegi osad väljakutsed on läinud väga lihtsalt, mida me alguses põdesime just poiste suhtes, et poisid elasid koolis super kiiresti sisse. Ma ise endale võtsin sellise vaba aasta esimese, et äkki poisid vajavad mingit tuge koolis, seda nad ei vajanud. Siis võib-olla rootsi keelt me arvasime, et see tuleb meil kiiremini suhu, sellega on võib-olla natuke rohkem jälle maadeldud. Ja eks kõik see koduigatsus ja kõik need asjad on ju käivad selle asjaga kaasa. Minu jaoks on see lugu armastusest, perekonna enda armastusest ja ma ütlen, ma ei ole ammu näinud ja võib-olla polegi näinud sellist perekonda, kes niimoodi oskab kokku hoida erinevatest raskustest hoolimata suudab läbi tulla kõigest tulest ja veest. Kui inspireeriv see võiks olla meie kaasmaalastele oma võib-olla selliseid suuri unistusi ellu viia? Julgegi tegutseda, ma arvan, on see peamine sõnum, mis sealt välja tuleb, et nende soov tahtmine teha midagi, mis nendele hingele on oluline ja selle nad selles sarjas ju ära teevad ja see elupööre, kui me oleme harjunud, et tavaliselt kliimapagulased lähevad Hispaaniasse, kõige lähem koht sooja, siis need tegid hoopis vastupidise pöörde ja läksid üles 1000 kilomeetrit põhja kohta, kus on veel külmem kui Eestis, kohta, kus on veel vähem päikest kui Eestis ja suvel on meeletult soe kuu aega. Isegi tegelikult öeldakse, et Lapimaa kuumalaine kestab 10 päeva ja see on tõesti kuum. Intrigeeriv ja värvikas meie elu Lapimaal on eetris juba täna õhtul kell 9:30.